Salvestus käib. Tervist kõigile, jätkame oma väikest veebiarutelude sarja Arnold Schönbergi ideedest. Ja seekordseks teemaks on meil Arnold Schönbergi kui heliloomingu õpetaja arutelu siis selle ümber, millistest printsiipidest või millest üldse Schönberg võis lähtuda, kui ta õpetas heliloomingut oma õpilastele. Ja siin on kuvatud ka meie selles, ma loodan, et see on nähtaval, ka üks Arnold Schönbergi, meie selles vestlusringis, üks Arnold Schönbergi 1931. aastal kirjutatud artikkel zur Kompositionslehre. Ja see on ilmunud siis ühesõnaga sellises, ma saan aru, ajakirjalaadses või sariväljaandes, mille nimi oli vist Die Musik. Kui ma õigesti, jah, Die Musik, et ühesõnaga augusti numbris 1931. Ja ma tegin sellest artiklist endale ka väikese, ühesõnaga ettepanek on siis vaadata seda teksti saksa keeles, selles originaalsel kujul, nii nagu ta siin on. Aga ma tegin endale sellise pisikese eestikeelse tõlkelaadse asja, mida ma ise võib-olla siis natuke kasutan, aga võiksime vaadata nagu paralleelselt, et vaatame ka kogu aeg sellele saksakeelsele tekstile otsa. Esimene probleem, mis mul tekkis seoses selle Schönbergi üldse artikli pealkirja tõlkimisega oli see, et see sõna kompositsioonslehre, et kuidas me peaksime seda tegelikult Eesti kontekstis mõistma. Et ühesõnaga on ju tegelikult kaks asja, on helilooming ja on heliloomingu õpetus, mida me tegelikult Eestis oleme väga sujuvalt harjunud ja traditsiooniliselt harjunud mõistma kui heliloojate väljaõpetuse nagu keskset õppeainet. Aga on olemas ka näiteks saksa kultuuriruumis selline mõiste nagu Satzlehre. Ja ka näiteks Soomes, kus mina olen õppinud, kasutati ka sõna satsioppi, mis oli tegelikult selle sama heliloomingu õpetuse või heliloojaks väljaõpetamise üks väga oluline koostisosa. Ja mul tekkis lihtsalt küsimus praegu, kas Schönbergi artikkel on nüüd selle nii-öelda heliloomingu õpetamisest või on ta tegelikult see Satzlehre tüüpi, ühesõnaga, kas ta on see kompositsiooniõpetus. Et ma olen ise kasutanud Eestis kahte nagu erinevat kontseptsiooni, et üks neist on siis heliloomingu õpetus ja teine on kompositsiooniõpetus. Ja selle vahe ma olen ise enda jaoks nagu teinud umbes sellisel moel, et heliloomingu õpetus on nagu midagi sellist ideoloogilist. Et see on pigem selline nagu esteetika teatud mõttes nagu kasulava või see on pigem nagu midagi sellist, kus kuru juures õpitakse nagu heliloojaks olemist ja heliloojaks kujunemist. Et lähtekoht on see, et heliloomingut ennast on väga keeruline kujutada ette, kuidas peaks seda tegelikult üldse õpetama. Sest helilooming ju sünnib kusagilt inimese hinge sügavustest ja kuidas on võimalik õpetada midagi, mis peaks sündima sellisel moel inimese hinge sügavustest. Ja nii näiteks see mõte on mul ka suht vana, meie ühine õpetaja Mart Jaansoniga Eino Tamberg ka väga selgelt ju on tegelikult väljendanud seda, et heliloomingut ei ole võimalik õpetada. Ja olen ka niimoodi aru saanud, et tegelikult Eino Tambergi üks selliseid põhimõtteid, kuidas ta üldse heliloomingu õpetamisele või selle omaenda tegevusele lähenes, oligi see, et ta lihtsalt lasi tegelikult inimestel areneda just nimelt nendes suundades, mida need inimesed ise tahtsid, et see areng toimuks. Ja nüüd siis teine on see kompositsiooniõpetus, mis võiks olla saksakeelse vastega kompositsioonslehre ja mis võiks tegelikult siis olla ka riivamisi seotud selle sisuga, mida näiteks Soomes mina õppides kohtasin selle sama satsioppi või Satzlehre nii-öelda nimetuse all.
et veel täpsemalt vaadates, mis see kompositsiooniõpetus on, et näiteks saksakeelne Vikipeedia defineerib kompositsiooniõpetust kui harmooniaõpetuse, kontrapunktiõpetuse ja vormiõpetuse sellist triumviraati, millele 19. sajandil lisandus veel ka siis instrumentatsiooniõpetus või siis orkestratsiooniõpetus. Noh, kuidas me tahame vaadata, et need on ka tegelikult natuke erinevad mõisted. Et ühesõnaga tegu on siis sellise tehnilise distsipliiniga, kus tegelikult teatud õppeprotsessi käigus heliloojat, väljaõppivat heliloojat õpetatakse kasutama siis teatud selliseid muusika traditsioonist juba tuttavaid mingisuguseid meetodeid selleks, et teatud muusikalisi struktuure luua. Et nii on, ütleme, see asi, millest, nagu mina sellest aru saan. Et võib-olla Gerhard, sa äkki kommenteerid seda minu mõttekäiku. Oskad sa öelda, kas sinu jaoks kui sakslase jaoks, kelle jaoks tegelikult see kompositsioonsleere on ilmselt levinud sõna ja arvatavasti ei ole sellist heliloomingu õpetust. Ma ei tea, kas seda Saksamaal on või kuidas seda vahet tehakse, et kas see minu mõte sellest vahe tegemisest tundub sulle asjakohane? Jaa, aitäh, Andrus. Ma olen põhimõtteliselt sinuga nõus, ma otsisin vahepeal ka välja ka ühte leksikoni, österreichische Musikleksikon online, Satzlehre, mul tuli ka kohe Satzlehre pähe, et ja üks suund on see, et me õpime seda käsitöölist poolt, et kuidas erinevaid vorme luua, kuidas tehnilised muusikat tehakse. Ja teine pool on loomulikult see, kuidas seda esteetiliselt, kuidas suhtuda esteetiliselt ja nii edasi, et ja ma arvan, ma olen sinuga igati nõus ja seda, mida saab õpetada, ongi need pigem tehnilised asjad, praktilised asjad. Ma arvan, seda võib isegi, ehkki ma ei ole hetke ette valmistunud sellele, aga seda võib kuni ajaloos tagasi jälgida, kuni Vana-Kreeka arusaamadeni, et muusika ühest küljest väga praktiline ja teisalt on loomulikult muusika seotud ka matemaatikaga ja siis muusika kui esteetiline valdkond ja siis ma ei ole seda sinu siin tutvustatavat Schönbergi teksti ei ole seda lugenud, aga me loome seda koos ja siis me näeme tegelikult esimesel lehel, et ta juba kohe hakkab mingite muusikaliste vormidega pihta. Ärme seda rohkem rääkida, loeme seda teksti ja vaatame ja tegelikult ongi nagu minu konkreetne küsimus, arvestades Eesti konteksti, kas me peaksime selle artikli tõlkima kui heliloomingu õpetus või peaksime selle tõlkima kui kompositsiooniõpetus. See on hästi konkreetne küsimus juhul, kui me tahaksime seda teksti ka eesti keeles avaldada. Aga nüüd, kui edasi liikuda, milles siis see Schönbergi artikkel seisneb, nii palju, kui ma olen natukene selle asja tausta või ajalugu vaadanud, on see, et Schönberg mingis mõttes, ja kui me lähtume sellest triumviraadist, harmooniaõpetus, kontrapunktiõpetus, vormiõpetus ja siis millele on lisandunud tegelikult ka siis orkestratsiooniõpetus, Schönberg ju tegelikult oma teoreetiliste tekstidega on seda programmi ju oma elu jooksul realiseerinud, et tegelikult tal on olemas ju harmooniaõpetus aastast 1911, tal on olemas ka kontrapunkti mingisugune selline harjutuste kogumik sealt, kui ta Ameerikas õpetas ja ikkagi selgelt ka seesama tema Fundamentals of Musical Composition nüüd on ju tegelikult nagu ikkagi eelkõige vormiõpetuse raamat või ütleme vormiõpetus sellisel kujul, nagu Schönberg seda tegelikult mõistis. Aga just, et selle artikli puhul praegu on hästi huvitav just see, et ta on püüdnud ka teatud mõttes kõige kõrgemal tasandil, hierarhia tasandil sõnastada ära, mis asi üldse see kompositsiooniõpetus, ma kasutan ikkagi praegu seda sõna, et mis see kompositsiooniõpetus kui selline üldmõiste neile kõigile asjadele olla võiks.
ja Schönberg oma teksti siis kirjutades on alustanud sellest, et ta kõigepealt võrdleb muusikalisi vormidega kirjanduses, ühesõnaga luulevormidega, nagu ütleb see Dichtungsformen. Ja konkreetselt toob ta näiteks rondo vormi, mille kohta ta siis ütleb niimoodi, et kõigepealt, et üldiselt neid luulevorme saaks sõnastada ka lihtsalt sellena, või see on minu meelest nagu põhimõtteliselt, et mis vorm üldse on sellisena, nagu ta kujuneb, et see on tegelikult teatud rea sündmuste, tähelepanekute, muljete ja muu sellise kõrvuti asetamine, mis annab neid võrrelda ja tunnetada siis sarnastena ja ka seejärel igas detailis tõsta esile, joonida alla, esitada see, mis kõigil nendel nii-öelda siis muljetel, tähelepanekutel, sündmustel on ühist. Ja just oluline on siis seesama sarnasuse esile toomine, ühesõnaga tekitada selline jõuline mingisugune ühesõnaga korduvate lausete kogum. Ja siin ta toob näiteks ühe refrääni, nagu ta nimetab, et see on nagu kuplee ühe korduva refrääniga, mida siis pidevalt tuletatakse meelde. Ja seesama seal see järgmine siis lõigus olev lause doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Ma hakkasin natukene jälgi ajama ja uurima, kust see lause pärineb. See on siis ühesõnaga Julius Caesari, Shakespeare'i Julius Caesari kolmandast vaatusest teisest stseenist. Ja see olukord, see, kes neid sõnu ütleb, on Marcus Antonius. Ja see olukord, mis seal siis on see, et on toimunud siis niisugune paleepööre, kus siis senaatorid kollektiivse, nii-öelda sooritavad kollektiivse mõrva ja tapavad Julius Caesari. Ja sealhulgas siis ütleme teatud mõttes joonistub ka selle vandenõulaste seltskonna teatud juhina esile Brutus, kes on olnud Julius Caesari üks lähemaid võitluskaaslasi ja sõpru. Ja probleem, mis seal siis on olnud, miks see põhjus niisugune on olnud nende vandenõulaste jaoks, vähemalt nende väitel, on see, et Julius Caesar on olnud võimuahne ja neil on olnud nagu see hirm, et Julius Caesar muudab nüüd keisrina kõik need teised vabad kodanikud tegelikult enda orjadeks. Ja see lugu hakkab siis niimoodi peale, et see teine stseen, et on siis linna kodanikud või Rooma riigi kodanikud, kes nõuavad nendelt vandenõulastelt aru, et miks te olete Julius Caesari tapnud. Ja eelkõige nad siis eeldavad seda, et on nagu Brutus ja Cassius, kelle seisukohti nad tahavad kuulda. Ja siis ütleme, Brutus esitab oma väited, sellest Cassiusest siin pikalt ei olnud, aga selles stseenis ühesõnaga Brutus esitab oma väited ja ta ütleb väga selgelt, et roomlased, kaaskodanikud, sõbrad, kuulake mind esitatavat asja ning olge vait, et saaksite mind kuulata. Uskuge mind minu au nimel ning pidage lugu minu aust, et saaksite mind uskuda. Ühesõnaga see au rõhutamine. Otsustage minu üle oma tarkust mööda ning äratage oma meeled, et paremini kohut mõista. Kui siin selles kogus leidub keegi, mõni Caesari südame sõber, siis ma ütlen talle, et Brutuse armastus polnud tema omast väiksem. Kui see sõber siis küsib, miks Brutus tõusis Caesari vastu, on minu vastus mitte sellepärast, et oleksin armastanud Caesarit vähem, vaid et armastasin Roomat rohkem. Ja siin on see edasi kogu see jutt siis läheb, et milles ta nägi probleemi, oli see, et Caesarist oleks saanud türann, kui nad ei oleks teda seal sellel hetkel ära killinud. Ja siis ühesõnaga edasi see tseen läheb niimoodi, et ühesõnaga ilmub siis Marcus Antonius ja Brutus ütleb, et ühesõnaga Antonius, kes ei olnud selles vandenõu olukorras nii-öelda juures ja kes oli suur Caesari sõber ja austaja
ühesõnaga, et Antonius räägiks. Ja noh, nüüd on mingis mõttes see Antoniuse sõnavõtt on ühe analüüsija Mattias Böhmi meelest, ühesõnaga sellises retoorika, leidsin lihtsalt ühest retoorika portaalist, et ühesõnaga see järgnev Antoniuse repliik on mingis mõttes selle Julius Caesari siis sõlmpunkt. Ja selles sõlmpunktis tegelikult see Antonius kasutab sellist nagu refräänina korduvat lauset ja Brutus on auväärne mees. Aga siin just seesama siis see Mattias Böhm ütleb, et tegelikult see kogu aeg see tähendus hakkab nihkuma. Et ühesõnaga Antonius on selle suhtes irooniline ja ta teeb tegelikult nagu sellise retoorika vahenditega sedasama refrääni korrates, ta teeb lõpuks selgeks, et polnud see Brutus nii auväärne midagi, lühidalt öeldes. Ja sisuliselt ta vallandab Roomas mässu. Aga nüüd siis ühesõnaga see Antoniuse repliik kõlab siis sedasi. Ühesõnaga roomlased, sõbrad, kodanikud, kuulge, ma tulin matma Caesarit, ei kiitma. Kõik halb, mis inimene teeb, jääb ellu, hää mattub tihti koos ta põrmuga. Nii jääb ka Caesariga. Õilis Brutus on öelnud, Caesar olnud võimuahne. Kui asi nii, siis oli roim tal ränk ning rängalt ongi Caesar roima tasunud. Siin seisan Brutuse ja teiste loal ja nüüd tuleb sulgudes, sest Brutus on ju üpris auväärt mees ja nad on kõik üpris auväärt mehed. Ja pean nüüd hauakõnet Caesarile. Mu sõbrana ta oli hää ja truu, kuid Brutus ütleb, et ta võimuahne. Ja Brutus, see on üpris auväärt mees. Ta tõi meil siia Rooma palju vange ja lunarahast said me laekad täis. Kas näis see Caesarist ehk võimuahne? Kui vaesed nutsid, nuttis Caesargi ja võimuahne näiks see laagilt kalgim. Kuid Brutus ütleb, ta on võimuahne. Ja Brutus, see on üpris auväärt mees. Te nägite, kuis Lupercaliail ma kolm kord pakkusin tal krooni, millest ta 3 kord keeldus. On see võimuahnus? Kuid Brutus ütleb, ta on võimuahne. Ja tõesti, ta on üpris auväärt mees. Ei taha tõrjuda, mis Brutus ütles, kuid olen siin, et öelda, mis ma tean. Ta oli teile põhjusega armas, on põhjust, miks te teda nüüd ei leina. Oo mõistus, oled pagend loomadesse, taip kadunud loom inimestel, kannatage. Mu süda on seal kirstus Caesariga, ma peatun, kuni tuleb tagasi. Et ühesõnaga see repliik ja lugu läheb siis edasi niimoodi, et Antonius tegelikult loeb ette Caesari testamendi, millest selgub, et Caesar jagab oma raha tegelikult Rooma kodanikele laiali ja annab mingisugused omaenda isiklikud valdused avalikku kasutusse ja nii edasi, et nagu tuleb välja, et Caesar tegelikult oli vägagi, mõtles selle üldiste hüvede peale. Aga nüüd, kui me liigume edasi sedasama Schönbergi artiklit pidi, see oli siis ühesõnaga selle repliigi taga, see Brutus on siiski auväärt mees, mida Schönberg siin mainib. Ja siin ta just siis ütlebki, et ta peab siis seda Antoniuse, ma saan niimoodi aru sellest, et ta selle Antoniuse repliigi nii-öelda defineerib kui rondo. See on siis rondo, milles on kogu aeg siis see nii-öelda refrääni osa. Ja samas on seal kogu aeg ka need stroofid, millega see lugu nagu edasi kandub. Ja nüüd järgmises lõigus ta räägib, et muusikaline rondo loodi väidetavalt, ja siis ta muidugi siin teeb väikse pilke Riemanni suunas, kes on väitnud ilmselgelt, et see on nagu samanimelise poeetilise vormi matkimine. See pole ei võimatu ega ka ebatõenäoline, kuigi muusika oleks võinud sellise vormi luua ka omadel tingimustel. Mängib ju kordamine, milles väidetav matkimine seisneb kujutusviisis kogu muusikavormitehnikas nii silmapaistvat rolli, et kõige rohkem nõuavad erilist argumenteerimust sellest kõrvalekalded. Muusik oma algses olekus koosneb kõige primitiivsematest kordustest. See, mis toimub ühendavana kõrgemates vormides, milleks on arenenud, mis tagab kõigi osade omavahelise seose, motiiv,
suudab oma olemasolu manifesteerida vaid kordamise kaudu. Kunstilised vormid aga varjavad seda tõsiasja mitmel moel. Kuid tõsiasi, et tänapäeval ei saa ilma kordamiseta plastiliselt ja kergelt arusaadavalt luua vorme, isegi kui sellest ei taheta saada rondot, seni ei ole leitud ühtegi teist fundamentaalset kujundusprintsiipi. Et kordamine on alati esimene staadium, varieerimine arendus on muusikalise vormitehnika kõrgem arenguaste. Ja siin nüüd oleks nagu järgmine võib-olla arutelu koht, et veel järgmises osas ta ühesõnaga räägib nagu sellest, et tegelikult sellel korduval refräänil on kirjanduses ja muusikas, noh, ütleme siis erinev või luulevormis ja muusikavormis justkui erinev sisu. Et ühesõnaga see fookus kirjandusvormis on pigem nagu sellel stroofi poolel, kus nii-öelda see tegevus kuidagi edasi areneb või see lugu edasi areneb, aga just, et ta ütleb, et noh, muusikas on tavapäraseks see, et ikkagi see fookus on sellel samal refrääni osal. Okei. Ja siis ta ütleb ka niimoodi, et see, mida ta siis ütlebki, et mis on see muusika, siis see korduv osa on ju tegelikult see idee. Et see ongi see rondo põhiteema, et ta võrdsustab nüüd, ta vist kasutas see sõna gedanke, siin jällegi meie arutatud küsimus, arutatud teema oli vist mitte idee, vaid just see sõna gedanke. Aga just, et noh, miks nagu muusikas on see, on rondo puhul olulisem, on alati see korduv osa, kui Schönbergi väitel, kui see nii-öelda see kuplee või selle episoodi osa. Nii. Ja noh, see, mida ta siis ütleb, et muusikas näitab kordamine, eriti koos varieerimisega, et ühest võib tekkida midagi erinevat. Arenedes, kogedes muusikalist staatust, luues uusi kujundeid, nii nagu see toimub sõnaga ka kõrgemate vormide puhul. Et noh, siin on nüüd nagu just see küsimus, mis minul nagu tekkis tegelikult seda sama kirjanduslikku ja muusikalist rondot kõrvutades, et kui me võtame tegelikult selle Brutuse monoloogi, tähendab selle, Antonise monoloogi ja seesama lause, kuid Brutus on ju auväärt mees. Et jah, seal võib tõesti olla see, et seal on nagu samad sõnad. Aga tegelikult see, mis selles loos nagu toimub, on ikkagi ju, noh, see nüüd nagu see performatiivne pool. Et see sõltub natukene ka näitlejast, kuidas ta selle välja toob, aga ühesõnaga ta hea näitleja ilmselt suudab, isegi kui see lause alguses kõlas nagu umbes, et Antonius mõtlebki tegelikult nii. Siis hea näitleja tegelikult selle repliigi lõpuks ilmselt suudab panna selle kuulaja mõistma, et tegelikult oli see ju iroonia. Ja tegelikult, no, mis seal Shakespeare'i etenduses ka juhtub, et ühesõnaga tegelikult Shakespeare'i see Antoniuse näitleja peaks seda tegelikult suutma, et ka vaataja seda usub. Sest ühesõnaga see kodanikkond ju tegelikult hakkas mässama pärast seda selle Antoniuse repliiki. Olgugi, et ta kasutas justkui samu sõnu. Nii et ühesõnaga see on nagu meie diskussiooni koht nüüd, võiks ka olla või arutelu koht, kuivõrd ikkagi kas, ütleme, selles luulevormis nüüd see refrään, korduv refrään ikkagi on teisejärguline või ei ole. Aga noh, me ei tea ka, mida Schönberg silmas pidas, kui me võtame lihtsaid salmilaule, kus on, ütleme, korduva mingisuguse refrääniga, noh, lihtsalt umbes tarallallaa või mingisugused muud sellised, neid refrääne on ju kui palju, eks saksa muusika on ju täis selliseid, noh, just ütleme salm, jälle refrään, salm, refrään, tüüpi laule, kus see refrään on tõesti pigem nagu puhkehetk. Noh, kus ta ketrab, salmides nagu läheb see lugu edasi, aga mingisugune see refrääni osa on just see, kus nagu võetakse mingi puhkepaus. Et ühesõnaga sellest Schönberg artiklist jääb mulle kohati nagu segaseks, mida ta silmas pidas, et samas, kui ta selle Brutuse näite seal toob, noh, minu jaoks on seal tegelikult areng väga selgelt sees ja areng on tegelikult just sees selles samas refräänis. Isegi sõltumata sellest, et ta kasutab seal, või ütleme, seal on erinevad sõnad, aga just see interpretatsioon on ju tegelikult iga kord, kui see tuleb uuesti, see
ja Brutus oli auväärt mees, on tegelikult ju erinev. Et see on nagu arutelu koht, et kuivõrd tegelikult see Schönbergi mõte, et sõnaga muusikas on nagu umbes refrään kõige tähtsam, aga kirjanduses seda ei ole või luulevormides ei ole, noh kuivõrd see tundub paikapidav, aga no ühesõnaga veel kord, et kuna täpselt ei ole ka selge, mida ta Põhjani mõtles, et on võib-olla raske sellest midagi arvata. No vot, et ühesõnaga ta ütlebki, et kui luules panevad refrääni tähenduse proovile värsid, see mittekorduv osa, siis muusikalises rondos on mittekorduvate või harvakorduvate osade tähenduse erinev. Nad on pigem nagu kõrval- ja sekundaarsed ideed, mille tähenduse eesmärk on kutsuda esile kõrvalekaldeid, uusi seoseid, üleminekuid, ettevalmistusi, katkestusi või kontraste, mis lihtsalt on nagu selles funktsioonis, et hoida paljude korduste puhul ära monotoonsuse ohtu. Et neil kõigil, ühesõnaga kõigil nendel kupleedel või muusikalises mõttes, siis muusikas on kõigil nendel kuplee osadel funktsionaalne eesmärk üksnes seoses selle rondo põhiteemaga. Jah. Nojah, ja siis ta siin nagu veel võrdleb siin inimese kehaga, kus umbes niimoodi, et kõik see, mis kordub, et see on noh, füsioloogiliselt või bioloogiliselt on tähtsam kui see, mida on nii-öelda üks siin. Kui ma nüüd saan tema jutust õigesti aru, et umbes jalgu on 2 ja silmi on 2 ja nii edasi, et ühesõnaga loodus on hoolitsenud selle eest, et kui inimene peaks ühe kaotama, siis ta saab teisega edasi elada. Et samamoodi on nagu nende korduvate siis refräänidega. Okei. Ja kui nüüd nagu kõige lõpuks jõuda, ma nagu pikalt nagu mõtlesin selle üle, et miks ta tegelikult selle rondo üldse näiteks tõi, et võib-olla tõesti, et siin kui hakata väga, noh, kuidas öelda, väga sellisel kõrgel tasemel või ütleme sellisel tõeliselt strateegiliselt tasemel mõtlema, siis rondo on nagu vorm, mis sellel korduse, noh, mis lihtsalt nagu manifesteerib seda kordust, aga iseenesest me võime leida ju praktiliselt igas vormis sellise nõnda nimetatud rondo. Et me leiame tegelikult ju ka noh, ütleme nii, et sonaadi vorm, eks see, kus toimub ka mingisugune ekspositsioon, repriis, on mingisugusel moel see kordumine. Noh, me võime väga suures või väga sellises laias plaanis öelda, et see on ka tegelikult selline nagu rondo mingi üks element või üks moodul. Et mulle tundus see selles mõttes hästi selline põhjapanev või jällegi selline hästi selline noh, printsipiaalne, et kui üldse rääkida nagu sellisest kompositsiooniõpetuse nagu sellisest nagu kõrgel tasemel, et kuidas sellele peaks üldse lähenema, siis tegelikult just nimelt see, et meil on mingid, ütleme, noh, nimetame siis A ja kas ta siis on A, teine A on samasugune või A', aga et meil on nagu mingisugune korduv element ja meil on midagi, mis on erinev. Et see on tegelikult üks fundamentaalsemaid noh, selliseid struktuuriloome printsiipe üldse. Et mulle tundub see rondo valik oli tal ikkagi väga nagu noh, et ta ei rääkinud mingist muust vormiskeemist, mis tegelikult on nagu, kui me hakkame tõesti ontoloogiliselt vaatama, siis nad on nagu, kuidas seda allutatud sellele kõrgemale printsiibile. Millele nüüd ilmselt vastand, ma saan aru, et mida Schönberg tegelikult nüüd oma artikli järgnevas osas, kus ta loetleb siis, et millised on nagu sellised hea kompositsiooni põhimõtted, mulle tundub siin natukene olevat selline nagu pea pealt või jalgade pealt pea peale keeratud jutt. Selles mõttes, et see on tegelikult pigem mulle natuke tundub sellise irooniana, sest noh, me ju teame, et ta tegelikult ise ju lõi ju väga ägedaid sellised nõndamad matemaatilisi teosed, kus ju ei olnud sellist, kus oli põhimõtteks see, et asjad ei korduks. Noh, ütleme seal samad need Erwartung ja nii edasi, et ühesõnaga, mis tegelikult püüdsid ennast sellest rondo vormist nagu välja murda. Noh, sellest ükstaskõik siis, kas ta on lihtsalt rondo ilma nende stroofideta või ta on, ütleme, seesama refrään, kuplee tüüpi vormidest. Noh, ükstaskõik siis, mis tahes nad siis lõpuks on. Liht või liitvormid või mis nad on siis.
aga nüüd siis ühesõnaga, mida Schönberg-Ville oma artiklis välja toob, mis tegelikult minu meelest on üks selliseid tõesti üldtuumasid, mida võiks öelda, et noh, et iga muusikalist kompositsiooni õppiv inimene võiks tegelikult arvesse võtta. Ja ka muusikalist kompositsiooni õpetav inimene võiks tegelikult arvesse võtta, on tegelikult need punktid, ühesõnaga, okei, enne kui ma sinna veel lähen, on tegelikult üks väga hea moment, mille ta veel välja toob, mis on siin nagu sellise väikse kiiluna sees, aga noh, siin selles artiklis ta ei ole seda arendanud, on just seesama, et see muusikalise vormiskeemi, noh, kuidas öelda, olemasolu, et ta ütleb, et tegelikult muusikalise vormiskeemid, kuigi nad on ka eelnevalt ju olemas, tuleks tegelikult avastada alles pärast nende kasutamist. Et see on tegelikult ka üks selline väga hea point, mida ta siin selles artiklis nüüd rohkem ei arenda, aga see on tegelikult just see, mis võiks olla ju kõikidele heliloomingut tegelevatele inimestele soovitus, et sul ei ole nagu ette paika pandud vormi, vaid et sa tegelikult kujundad selle või arendad selle vormi välja sellest materjalist, mida sa tegelikult vormimas oled. Et see materjali ja vormi, noh, selline kuidas öelda, kuidas on siis noh, ühesõnaga selle nagu suhestamine, et see on tähtis, aga Schönberg seda siin praegu rohkem, noh, ta ühesõnaga ta arendabki tegelikult nendes järgmises punktides seda mõtet. Okei, ma loen need punktid siis, ja ta ütlebki seal nagu sedasi hästi irooniliselt ja ettevaatlikult, et kui, noh, see on see lõppude lõpuks, eks see nagu te leiate sealt, see on see lehekülg, ma just pean seda keerutama ka ette, no vot, need on need punktid siin. Andrus, meie ei näe mingit muutust selles failis, mina vähemalt ei näe. Kas sa ei näinud, et ma kirjasin, kas sa ei näe seda Immerhin? Ei, ma näen siin ainult avalehte. Huvitav. Aha, huvitav. Võib-olla see sharing, oota, ma korra vaatan. Ma korra stopin selle sharing'u ära ja panen ta uuesti, sest siin võib olla see, et ta väsis ära ootamast, et ma sellega teen midagi. Võimalik. Nii. Kas nüüd ilmus või? Jaa, nüüd ilmuvad need punktid, jah. Okei, et ühesõnaga siis see Immerhin sealt alates, et noh, mille ma tõlkisin praegu lõppude lõpuks. Kui muusik ühel hetkel kaaluks, ilma et ta oleks kohustatud kirjutada teose, mis väljendab ennast populaarsel arusaadaval viisil. Noh, ühesõnaga, et Schönberg annab juhised, kuidas kirjutada üks hea levimuusikateos tänapäevases mõttes. Et siis ta võiks mõelda järgmiselt. Esiteks, mõistetakse ainult seda, mis jääb meelde. Või mõistetav on ainult see, mis jääb meelde, võib ka tõlkida. Nii, see teiseks, lihtsalt jääb meelde see, mis on selge. Noh, see karakteristik tähendab, jah, karakteerne, plastiline, teravate piirjoontega ja piiritletud. Siis on see 2b, mida korratakse sageli ja 2c, mis ei ole liiga pikk. Nii, punkt 3. Iga kõrvalekalle raskendab arusaamist. Punkt 4. Iga kõrvalekalle, mis tõestab kiirelt ja veenvalt oma seost põhiteemaga, muudab mõistmise lihtsamaks. Et ühesõnaga see seos, jah. Punkt 5. Liigendamatut on raskem mõista kui liigendatut. Liigendus on karakteerne või karakteristis ja karakteriseeriv. 6. Liigne liigendamine ajab segadusse. 7. Erinevad osad peaksid välja nägema erinevad, aga sarnane peaks olema ka silmatorkavalt sarnane. 8. Ulatuslik arendus kujutab enesest kõrvale kaldumist, mis muudab mõistmise keeruliseks. 9. Töötluse sügavus ei tohiks hävitada pinna siledust. 10.
Mida kiirem on helide ja rütmide tempo, seda aeglasemad peavad olema kujundid, motiivid ja nende areng, niisiis idee esitlemine. 11. Mida suuremad, see on vist järgmisel lehel, kas see leht läks edasi? Ja, väga hästi liikus Ja, nüüd. okei. Aitäh. 11. Mida suuremad on üksikute kujundite, motiivide, teemade ja nii edasi teisenduste erinevused ja mida lahutamatumalt neid kõrvutatakse, seda raskesti mõistetav on väljendus. Ühesõnaga, et on pressitud liiga palju asju kokku, põhimõtteliselt. Nii, punkt 12. Plastiline väljendus aga esitleb ka teisejärgulisi asju selliselt, et see aitab peamisel esile pääseda. Ja siis ta lõpetab oma, ühesõnaga, see on võib-olla, need on need punktid, mida me võiksimegi siis tegelikult vaadata ja arutada pärast. Aga ta lõpetab oma artikli veel niimoodi, et on kirjutatud lugematul hulgal rondosid, mis sarnanevad üksteisega ainult oma piirjoonte ja piirjoontelt, aga nende vormiskeem on sama. Kas see piirjoon äkki ei ole hea tõlge? Võib-olla see on nagu põhijoontelt võib-olla või põhimõtteliselt võiks olla tõlkida ka. Kuid kuigi see täidab enamuse neist tingimusest paremini kui enamik teisi vorme, oskavad populaarselt ja arusaadavalt siis ilmselt rondot kirjutada vaid need, kellel on selleks sünnipärane leidlikkus, mõtteviis ja kelle esitusviis on populaarsed. Ja siis ta ütleb, et tema jaoks ideaal on, seda on kõige paremini näha Johann Straussi ja Nestroi, kes oligi tollaegne selline nevimuusika tipphelilooja. Ja nüüd ta minu meelest ütleb nagu väga selgelt, et enese plastiline ja selge väljendamine on kunst, mida peab olema võimalik õpetada. Ja kui ma nüüd nagu sellest viimasest lausest lähtun, siis minu meelest võiks ikkagi tõlkida selle artikli kompositsiooniõpetus. Sest kõik need asjad, mida ta siin tegelikult välja toob, on ju puhtalt kujult ikkagi sellised tehnilised aspektid. Need ei ole tegelikult nagu esteetika teemad. Aga kui te soovite, et me võiksime tegelikult nüüd arutleda, et iseenesest see oli see, mida Schönberg ma siia artiklisse kirja pani, et ja, Mart, sa tõstsid käe, aga sa võid rahulikult rääkida. Ma tahtsin aplodeerida, aga... Okei, ma ei saanud aru. Ma jõudsin vale kätt. Aga aitäh sulle, Andrus, väga selge ja tore ettekanne, aitäh. Väga hea. Aitäh Arnoldile, aga mis sa arvad sellest? Esiteks see mõte nagu rondo sellisest, ma ütleks selle kohta niimoodi, et sellisest üldkehtivusest kui vormist. Ühesõnaga, ma saan aru, et Schönberg ikkagi lähtub siin kui teatud mõttes nagu hierarhia mõttes nagu kõige fundamentaalsemast vormitüübist üldse. Et kas me võiksime niimoodi üldse muusikast mõelda? Ma korraks tulen selle Antoniuse monoloogi juurde tagasi, mida sa lugesid ette, väga tore. Mul tuli selline mõte, et kas ma sain õigesti aru, et see refrään seal justkui on tähtsam kui need vaheosad või kas ma sain õigesti aru? Tähendab ei, ma tulen selle Schönbergi väite juurde tagasi. Tähendab, et Schönberg väidab, võib-olla ma natuke segaselt seda, otsin selle koha siin üles, kus ta seda tegelikult ütleb. Vaat see on see veelgi enam, und noch mehr. Gerhard, äkki sa saad lugeda või vaadata korra, kas ma olen õigesti aru saanud, et ühesõnaga nii, kus idee on nagu tal, mina sain niimoodi aru, et während in der Dichtung die Strophen das nicht wiederholte den Sinn des Refrains erproben, ist die Bedeutung der nicht oder selten wiederholten Teile
im musikalischen Rondo eine andere. Ja siin ta ütleb, es sind Seiten und Nebengedanken, deren Sinn und Zweck ist Abschweifung, Verbindung, Herbeiführung, Überleitung, Vorbereitung, Unterbrechung und dergleichen mehr und Gegensatz, der die Gefahr der Monotonie der vielen Wiederholungen band. Et ühesõnaga ma saan Schönbergi mõttest praegu niimoodi aru, et ta lahutab ikkagi selle refrääni tähenduse nagu kirjanduslikus rondos või kirjanduslikus tekstis ja muusikatekstis või muusikas. Aga noh, ma ei saa päris täpselt ise selles mõttes, kuna ta toob praegu selle Shakespeare'i näite, me võime tõesti öelda, et seal on nagu umbes samad sõnad. Olgu, et Shakespeare'i nad ei ole samade sõnadega. Ma otsin selle koha äkki välja ka Shakespeare'il. Üks moment veel, mul on see olemas. Me võime täitsa vaadata seda, mis ta inglise keeles tegelikult on. No mina vahepeal ütlen seda, et mis mulle tundus, et kui selle Brutus on auväärt mees, selle tähendus justkui muutub, siis ta ei muutu mitte ainult selle näitleja meisterliku kõne tõttu, vaid see muutub ka selle vahepealse osa tõttu. Et kogu aeg ju nii-öelda muusikalistes terminites see episood annab uue tähenduse, et see ei ole ainult, ma tahan öelda, et ühesõnaga seal konkreetses juhus võib-olla ka luules üldse või kirjanduses on ka episood või kuplee oluline. Mitte ainult rään, nad on üksteist täiendavad, tahan ma öelda. No võt, see oligi täpselt, ma mõtlen nagu samamoodi, et ma ei saanud ka päris täpselt aru, et miks pärast see nagu Schönbergile tundus vähetähtis, eriti nagu selle näite valguses. Ma saan aru näiteks mingi a la õllepruulija tüüpi või Mats Alati on tubli mees tüüpi salmilaul või salmluuletus, eks on. Et seal ma saan aru, et võib-olla tõesti see refrään on selline nagu puhkusetk ja siis, et ühesõnaga see salm nii-öelda viib seda lugu edasi. Aga siin ju antud juhul tegelikult, nii ma proovin avada selle asja inglise keeles, et vaatame seda tõesti, see on tegelikult huvitav, jah. Et nagu prooviks natukene kruvida sisse sellesse Schönbergi mõttesse. Nii, ma proovin avada selle nüüd alla. Nii, kas te näete nüüd seda Shakespeare'i? Ja, me näeme sinu kausta ja minu kausta. Fail on, ma pean, sorry. Kas te seda nüüd näete või? Seda tragöödia? Me näeme sinu seda kausta. Kausta näete? Okei, siis on vale asi. Kausta ei ole õige. Et kas sa jagad ainult faili ja nüüd me näeme faili. Nüüd näed faili, okei. Ma saan jagada faili ja vaata, see ongi siuke süsteemsed, jah. Ei, üldiselt mitte, peaks saama ekraaniga jagada. Ja ei, ma jagan praegu hetkel faili ja ma võin ka jagada ekraani, aga teil on võib-olla parem näha sealt, kui ta on seal. Ma otsin selle nüüd üles, see on teine stseen, üks hetk. No. Nii, see on see Brutuse repliik, okei. Kas sellest lausest võiks... Vaat see on see. Muidu võiks seda panna otsingusse mingi osa sellest lausest. Ei, ma tean seda kohta, see on juba siin ees. See on see Friends Romance ja nii edasi, eks on. Siin on nagu see The Noble Brutus on nüüd see korduv siis refrään. For Brutus is an honorable man.
jah, on see korduv jah. Ja siin nagu muutub see siis nagu järjest, see on see refrään, mida nüüd Schönberg silmas peab. Nagu te näete praegu siin. See on sama tekst, ma lihtsalt inglise keeles. Ja, aga kas see fraas jääb keeleliselt samaks, sa muutub, ütlesid, et ta ei ole päris identne. Ja ta oli seal sulgudes. Brutus is an honorable man, et see on see refrään, mis kogu aeg küsib. No siis võib panna honorable man ju otsingusse, siis saame kiiresti hüpata, aga ei, see ongi see sama repliik, millest ta ütles, siin rohkem ei ole, see ongi see koht tegelikult nüüd, see on see Antonius, nii-öelda see, mida ma ette lugesin, see on, ütleme, see sõlmkoht tegelikult selles tragöödias, kus ühesõnaga rahvas möllama hakkab pärast seda. Ühesõnaga muutub rahva arvamus. Et tegelikult Antoniusel oli see arvamus juba üks ja seesama, aga tegelikult selle repliigi käigus muutub tegelikult rahva arvamus. Aga nüüd on see küsimus selles, et see repliik, eks on ju, et Brutus on ju üpris auväärt mees. Et kas me võime seda nii-öelda käsitleda muutumatuna? Või on ta tegelikult ka muutuv ikkagi? See on nagu see teema. Mina saan sellest mõttest aru nii, et see muutubki, tähendab see ei ole niimoodi lihtsalt staatiline ja sama sisuga, vaid see võib irooniline olla, see võib olla mis iganes tähendusega koos selle kontekstiga, mis seal ümber käib ja oleks jah huvitav arvamust kuulda, kuidas mingi teatrirežissöör seda nüüd nagu käsitleks, kuidas näitleja peaks seda esitama, see performatiivne pool on siis, tähendab, ka muusikas saab ju seda refrääni saab ju mängida pianos, fortes, mis iganes intonatsiooniga. No oot, et ühesõnaga ma tahangi nüüd öelda seda, et esimene küsimus nagu selles, et kas need Schönbergi toodud näited, et üks on nii-öelda luulevorm ja teine on muusikavorm. Kas nad ikkagi tegelikult on niimoodi eraldatud? Kas see Schönbergi väide, kus ta ütleb, et tegelikult no kui luules paneb refrääni tähenduse proovile värss mittekorduv. Eks siis muusikalises rondos on mittekorduv või harva korduvalt osade tähendus erinev. Ja no võib-olla on küsimus hoopis mitte selles refräänis niivõrd, kuivõrd just selles mittekorduvas osas. Et milline on nagu selle funktsioon seal. Et luulevormis on võib-olla see nagu asja edasi viib, aga muusikalise vormis on ta pigem siis nagu kommentaator. Ta on selle korduva refrääni materjali kommenteerija. Või noh, nagu ta loetleb terve rida asju, et mitte ainult kommentaator, vaid kõik. Ja. No ta loetleb, ma kuulen ennast topelt, ta loetleb väga erinevaid asju siin, Abschweifung, ehk kõrvale kalle, siis Verbindung, ühendamine ja siis Herbeiführung, midagi luua, midagi tekitada, Überleitung, kuhugi edasi minek, Vorbereitung, Ettevalmistus, Unterbrechung, Katkestus und dergleichen mehr ja nii edasi. Der nicht oder selten wiederholten Teil im musikalischen Rondo eine andere. Ja, ja siis kui me ütleme nii, et Schönberg absoluutselt vastandab neid ja ütleb, et see muusikaline rondo vorm, kui see oleks tõeliselt luulevormi põhine või matkiks luulevormi, siis see seos on vaid pealiskaudne. Et ta ütleb, et see luulerondo on täiesti erinev muusikalisest rondost. Aga kas see on nii? Vaata, kui me nüüd hakkame mõtlema, kui me võtame selle sama Shakespeare'i näite, kas ta tegelikult on erinev selles mõttes, et ka siin ju, no jah, okei, võib-olla selles mõttes küll on erinev, et ikkagi selles luulerondos see lugu. Ja küsimus on see, et kus jutustatakse lugu, et lugu jutustatakse seal stroofi osades. Ja refrään on pigem selline nagu peatuspunkt.
aga siin Shakespeare'il ka tegelikult ta ei ole nagu peatuspunkt just selles mõttes, et kui sa interpreteerid seda ja Brutus on ka auväärt mees erinevalt, siis sa tegelikult ju viid ka seda story't ju edasi. Aga noh, ta on ja tõesti pigem on see refrään on nagu kommenteeriv rollis, aga ütleme muusikas võib-olla tõesti, et pigem on need kuplee osad või episoodid on pigem kommenteerivad. No ühesõnaga võib tõesti olla, et nad on erinevad jah, võib-olla. Et kui sellest niimoodi võiks aru saada, et tõesti jah. No kui meil oleks kirjandusteadlane või luulemees siin või naine, nad saaksid võib-olla veel paremini seda kommenteerida, et mina näeks seda, et kui see Brutuse, minu jaoks see Brutuse kohta käiv lause on pigem selline peateema ja peateemat me ju ka kordame, ütleme nii, ja kui see muutub areneva variatsiooni mõttes, mis on jälle, eks ole, Schönbergi mõttes, siis tähendab mitte nüüd klassikalises või selles parasema muusika suhteliselt staatiliste vormide puhul, aga nüüd Schönbergi enda mõttes nagu ma peaks seda hoopis mingisuguseks peateemaks, mida vaikselt modifitseeritakse. No vot, mul on ka nagu sama tunne, Gerhard. Selles ma ütlengi, et ma ei saa päris täpselt, ma ei saanud tegelikult lõpuks päris täpselt sellest eristusest, mida Schönberg nüüd tegi luulevormi ja muusika vahel. Ma ei saanud sellest tegelikult lõpuks päris täpselt aru. Sest minu meelest on tegelikult siin antud juhul refrääni ja ka selle nii-öelda episoodi funktsioon on tegelikult võrreldav. Vähemalt selle Shakespeare'i näite põhjal. Aga loomulikult on väga võimalik, et see ei ole võrreldav näiteks mingisuguse Mats Alati on tubli mees näite puhul. Et selles mõttes on nagu erinevat tüüpi rondosid. Aga see, et ta toob siia praegu selle konkreetse näite, mulle pigem tundub, et see nagu meenutab sellist muusikalist vormi siis rohkem. Noh, võib-olla seda artiklit peaks veel nagu põhjalikumalt lahkama. Et mida ta tegelikult lõpuks sellega, mida ta lõpuks silmas peab? Jah, no minu jaoks on nagu küsimuse all, kuivõrd me saame just seda tragöödiat pidada nüüd ronduvormiks, see on ju omaette vorm ja kui see mingi lause muutub, siis luulest või tähendab luule on üks asi, aga teatri kontekst on teine asi, et teatris väga palju võidakse asju korrata teatud eesmärkidel, just nimelt arusaadavuse ja kõige selle nimel, mille nimel ka Schönberg võitleb ja mida ta peab oluliseks nendes punktides. Mulle tundub see võrdlus siin natukene, see on ise pealiskaudne, et ta kuidagi võttis kinni sellest rondo ja ühesõnaga sellest vormiskeemist võttis kinni ja siis ta lõi hambad sisse aga ma ei tea, kuivõrd on siin üks tragöödia oleks rondo vormile nagu adekvaatne näide või midagi. Ma arvan, et siin tragöödia selle küsimus, ta räägib ikkagi ka antud sellest konkreetsest repliigist. Ta räägib ja see antud repliik on rondo vormis küll. Selles mõttes on minu meelest, siin on nagu asi suht selge. Et siin see korduv lause muudab selle rondoks küll. Et minu meelest see on iseenesest arusaadav. Aga tähendab, see on üks lause, aga kõik, mis seal vahepeal juhtub, need on ju palju rohkem lauseid. Ühesõnaga, siin tekib mul probleem selle tasakaaluga ja ikkagi see, muusikaline rondovorm, see on ju tekkinud ka kooskõlas luulega, kooskõlas tekstiga. Et see ei ole ju tekkinud lihtsalt, et kellelgi oli idee, et nüüd ma loon muusikat, kus midagi muutub ja siis, kus midagi kordub, vaid see on ju ajaloos ikkagi koos luulega tekkinud. See on tegelikult väga tabav mõte, et rondo vorm kui niisugune on ju tegelikult tantsuvorm üldse, ring tantsuvorm ja
ja seal on just, lihtsalt teatud tantsuliigutused, kus sul on mingil hetkel sa liigud nii-öelda ringi mööda edasi ja mingil hetkel sa nii-öelda ühe koha peal sooritad mingisuguseid liigutusi või piruette seal. Ja, väga õige, tähendab see tantsuseos on veel omaette dimensioon, eks ole, just, mis seda nagu, mis loob sellele põhjenduse. Aga kui me oleme puhtad helilooja, siis loomulikult on nagu, mina ka näeks seda nii, et kui mul oleks mingisugune puutus is an honorable man moodi selline teema, siis ma ise ka modifitseeriks seda ja laseks seda erinevaid interpreteerida, looks arenevat variatsiooni ja mängiks sellega. Samamoodi, et see kontekst selle ümber muudaks selle tähenduse, et jah. Aga Schönberg ju siin väga selgelt, need punktid on ju natuke ka nii-öelda tõesti irooniline, et kui sa tahad kirjutada populaarset muusikat, mis on edukas, siis tee nii, palun. Ta ju pilkab tegelikult. Aga see on tal tegelikult väga hea point, et ühesõnaga, sest ta ise on tegelikult kirjutanud hoopis teistsugust muusikat. Aga äkki nendest punktidest räägiks veel, et Mart, tahad sa veel midagi kommenteerida selle kirjandusliku rondo ja ütleks niimoodi, et ma tõmbaks selle tantsukunsti siia ikkagi veel juurde? No minul tuli meelde, ma mõtlesin, kas ma tean mingisuguseid veel näiteid lisaks sellele Julius Caesarile. Siis mul tuli meelde, et Gustav Suitsul on üks kuulus luuletus Kerko kell. Ja siis ma mõtlesin, mitu korda seal kordub see mu oma lell. Seal kordub see 5 korda. Ja. Et see on tuntud näide, aga kas see on nüüd refrään seal, aga see on kindlasti selles luuletuses oluline. Ikka ta on vist refrään. Jah, ta iga kord ei ole samamoodi, aga lell sõna kordub 5 korda seal. No Schönberg räägib ka sellest riimi nagu olulisust, aga igal juhul isegi, ma ütleks, mina nagu laiendaks seda rondo printsiipi või rondo põhimõtted, nii nagu on olemas fuuga põhimõte või fuuga printsiip. Et mina saaks aru, et tegelikult kui me leiame sellise korduva elemendi, siis ütleme nii, et kahtlustagem rondolt. Noh, võiks olla see juhtmõte. Ja kui mõelda, et miks Suit selle oma lell sinna pannud on, nojah, see on kindlasti ka arusaadavuse huvides ja vormi loomise huvides, et ta on paremini haaratav on see luuletus lihtsalt. Kunstilise nii-öelda parema tulemuse ja samas ka mõistetavuse annab. Mul tuli spontaanselt veel regilaulu mõtte pähe. Ma usun, et Hans oleks seda ka toonud, et regilaulus, eks ole, on ju ka teatud osad, mis korduvad nii tekstis kui ka muusikas niikuinii. Aga see oli spontaanne assotsiatsioon ja mis funktsioon siis on sellel, et töölauludes on pigem, see funktsioon on hoopis erinev sellest, mis meil oleks kontsertmuusikas vajalik, et ole. No aga kas regilaulus ka mitte ei ole rondo? Ma toon ma kopeerin selle Kerko kella lihtsalt, et see oleks nagu, ma panen siia meie šatti, et seda saab ka korra vaadata siis. Kerko kell, nii vaikse Kodoküla talo kui undse Vooremäe pääl, teed kabelihe üle palo lää lõuna vahel lämmel sääl. Oh kuule Kerko kella lüväs, see lööja om su oma lell. Heng nii kui taiva poole püvväs, nii rasselt kaibab ikeb kell. Om asja ilman imelise, teed toda käven mõtlima, sääl saatva kooljat peielise, siin jooksva latse lustiga. Asja ilman imelise, nii jäi ma veelgi mõtlema,
sääl hauda kandva inimese siin mõteteen veel astuma. Kõrt talvel kerkokella löödi ja lööja oli oma lell. Mu ema aus siis joodi, söödi, see mälestus on mulle hell. Ma tulli, kui soo vaene korjus, joo külman lautsin magasi, maa pääl, kui lõpnu ol soo orjus, soo emäs võitsi tagasi. Es kaiba enam luule häda ja kadonu soo tõbe lõhn, nii rahulik ja uhke näda, soo nägö olli kirstun kõhn. Oh kuule kirkokella lüvväs, see lööja om soo oma lell. Heng nii kui taiva poole püvväs, nii rasselt kaibab ikeb kell. Soo käe om oohtit kaknu ja selga tõstnu toobri puud, soo kässi lehmä peni lahknu, soo oma poig es anna suud. Poig harva üle kodo läve, soo manu jõudse kooliteelt, siis tuuli pilvi perän käve, es kuule emä lihtsalt meelt. Kui imelik om armastanu nii kavva ema arm, kui valulik veab havva manu liig hilda elo saatus karm. Kõrt talvel kerkokella löödi ja lööja oli oma lell. Mu ema aus siis joodi, söödi, see mälestus on mulle hell. So havva päitsin orjavitsa, nüüd kade puu all häitsevä, so poja tee om ollu kitsa, vast laja küll näitsevä. Kas kõrd ka kerkokella lüüväs, ei löö vist enam oma lell. Kas kõrd mu aus ka juvas süvväs, oh kerkokell, oh kerkokell. No, see on ikkagi rondo. Seal lõpus muidugi jah, et lööjaks oli oma lell, aga lõpuks vist ei ole enam oma lell, et ühesõnaga see lugu ka ju tegelikult. No. Kas see nüüd muutub, see oma lell seal lõpus muutus, aga äkki ta ikkagi põhimõtteliselt ei muutu, et ta on seal kõlaliselt sinna pandud? Nii nagu ei muutu rahva laulus kaasike, kaske, kaasike või mingisugune villakombali, mis seal on need refräänid. Võib-olla pidas Schönberg midagi sellist ikkagi või nagu need trallallad ja fallallad või ühesõnaga ta pidas võib-olla sellist tüüpi refrääni nagu silmas. Noh, et ei tea, aga samas ta tõi selle Brutuse loo, et see on nagu jah mõtlema panev, et jah, et see on pigem, noh, ma ei tea. Näitemängu see nagu tähendusnihe või mis seal on? Kas keegi on meil veel siin chatis? Ma vaatan keegi Jaagup. Ta kuulas natukene ja küsis, millest te räägite ja siis ta läks minema. Kes on Jaagup üldse? Jaagup, jah. Ei tea. Ma ei tea. Millest me räägime? No, jah, raske öelda. No. Okei, selge, las ta olla. Jah. Okei, aga kui jah, et võib-olla see jääbki natukene nagu mõistatuseks, võib-olla see Schönberg artikkel oligi natuke selline nagu visand ikkagi. Ma leidsin vahepeal ühte saksakeelset, no see on küll mitte, see ei ole teadusartikkel, aga see mingisugusel veebilehel ta viitab ühele McGill ülikooli uuringule, miks on kordused nii mõjuvad ja efektiivsed ja siis see uuring tegeleb dopamiiniga, ühesõnaga, et kordused tekitavad dopamiini produktsiooni ja nii edasi, et noh, Schönberg ei ole sellega tegelenud, aga tänapäeval on seda nii-öelda uuritud, see oleks eraldi teema seda veel nagu selles süveneda. No selge jah, aga no nii on. Vaevalt, et Schönberg seda võib-olla niimoodi sellisel füsioloogia või psühholoogia noh, kuidas öelda, uurimuse kaudu, olgu, et me ei tea muidugi, mida ta ju ilmselt ju teadis neid
Freudi uurimusi ja nii edasi, et eks seal ikka, olgu, et vist maininud väga ei ole neid asju. Et noh, selliseid psühholoogia uuringud vist ei olnud selles valdkonnas väga veel tollel ajal nagu noh, 31, et no ma ei tea, ja võib-olla Ameerikas midagi tehti, aga. Olid küll, Andrus, olid küll, jah. Aga kuivõrd Schönbergil oli ligipääs neile, see on teine teema, samas mina olen aru saanud ka sellest, et mingi osa sellest, mida muusikapsühholoogias uuritakse, on midagi, mis me terve mõistusega niikuinii mõistame ja oleme aastasadu nii mõistnud ja sellise psühholoogia uuringud sageli esmalt kinnitavad seda, mis meie kogemused on niikuinii läbi aastasajandeid ja nüüd teatud metoodika põhjal saame siis öelda, jah, see on teaduslikult tõestatud ja see erineb siis sellest, mida nimetatakse folk psychology ehk rahvalikuks psühholoogiaks, köögipsühholoogiaks või mis iganes, et see jookseb see tee lahe. Et aga palju sellest, mida muusikapsühholoogias uuritakse, on ka seotud sellega, et kinnitada seda, mida me niikuinii teame. Et on täiesti loogiline, kui Schönberg või mõni teine erodeeritud looja tabab neid asju ära ja kirjutab neid oma sõnadega ilma kasutamata mingit teaduse sõnavara. Et üldse see, mida Schönberg arusaadavusest räägib, see on väga psühholoogia lähedane. No ma tahakski tegelikult nüüd natukene arutleda selle, et mis see arusaadavus ikkagi võiks nagu, no ütleme, üks asi on mida ta võis nüüd Schönbergis tähendada, seda me loomulikult päris lõpuni ju teada ei saa, aga mis see arusaadavus muusikas ikkagi võiks olla? Mis asi on arusaadavus muusikas? Teed? No ta siin selles tekstis, mis sa meile tutvustasid, on see ka natukene ju, noh, küll iroonia võtmes on see ju loetletud, et karakteerne, karakteristisch midagi, mida saab kergesti meelde jätta, eks ole, punkt 2, eks ole, midagi, mida korratakse tihemini või sagedamini, mis ei ole liiga pikk, see kõik on, noh, see läheb muusikapsühholoogia suunas, seda võiks kõik nagu, või on kindlasti ka uuritud, et ma ei ole niimoodi tegelenud sellega, praegu siin guugeldan selle baasi ja, aga jah, et punkt 3, jede Abschweifung erschwert die Auffassbarkeit, kuidas mõistame asju. Et aga siin on Schönbergi see natuke iroonilised, et kui sa tahad olla populaarne ja sinust saadakse aru, siis sa kirjuta palun nii, aga tegelikult võtab Schönberg seda ju väga tõsiselt ka enda loomingus, eks ole. Nojah, ja see on tegelikult ju põhimõtteline pedagoogiline väljakutse, et inimesed, kes läbivad mingisuguse pedagoogilise koolituse, on tegelikult võimelised ennast arusaadavalt väljendama. Et see iseenesest ei olegi selles punktis, ta kindlasti ei ole irooniline, ühesõnaga ta ütleks nüüd nii, et kui me teeme selle kaksikjaotuse helilooming ja kompositsiooniõpetus, heliloomingu õpetus ja kompositsiooniõpetus või helilooming ja nii-öelda see tehniline õpetus, siis heliloomingu valdkonnas jah, see võib olla irooniline kõik nii edasi, aga kompositsiooniõpetuslikult on see täiesti adekvaatne. Et inimesed õpiksid ennast tegelikult arusaadavalt väljendama. Mis noh, on ju väga hea, see on ükskõik, mis vahendid sa kasutad, kas sõnateksti või... Ja. Just, ja kui ma seda oskan, siis ma suudan ka ju kõrvale kaldeid luua või mida... No, segast panna, segast panna oskan ma siis väga hästi, eks on. Täpselt, jah. Üks lause siin, kui sa kärid natuke ülespoole pisut, enne kui need punktid hakkavad, on üks lause selle tühja augu juures auch musikalische Anordnungsschemata. Siin on 2 lauset, mis on huvitavad. Ma üritasin neist aru saada, aga võib-olla ei saagi aru.
ka muusikaliselt anordnungsscheemata korrastusskeemid peaksid, ehkki nad on mugavad eelnevad olemas, peaks neid alles pärast nende kasutamist leiutama. See on väga krüptiline lause. No tegelikult mina saan sellest niimoodi aru, et vaata, ütleme, kui sa hakkad nagu, sul on mingi antud vorm, oletame, et sa nagu tead, et sul on ABA vorm ja nüüd sa alustad sellest, et sul on ABA vorm, et nüüd mõtleme sinna mingisuguse, ma ei tea, lauluteema välja ja nii edasi, et ühesõnaga seal on oht, et see jätab sellise nagu puise ja sellise mitte väga plastilise, lõpuks see tulemus ei pruugi olla väga loogiline ja veenev, et tähendab, ma saan aru, see on tegelikult see aristotelik materjali ja vormi dialoog. Ja ütleme, mis on tegelikult Schönbergil, mida ta kogu aeg ka, et sa nagu tegelikult alustad justkui materjalist ja see vorm, nagu see materjal ise nagu loob selle vormi ja see jõuad lõpuks selleni välja, et ahah, see oli ju see asi. Tähendab, see analüüs tuleks nagu pärast seda, kui see materjal on selle vormi loonud, mitte teistpidi, et sul on kõigepealt mingid purgid valmis pandud ja siis me lihtsalt täidame kollase ja punase ja sinisega ühesõnaga neid mingid valmis tehtud anumad. Mina saan sellest praegu niimoodi aru, aga mis kontekstis Schönberg seda on siin ka öelnud? Vaat seda ma ei tea, et see tundub natuke selline visandlik mõte pigem, mis vajaks tegelikult jah, nagu lahti seletamist. Et ma ei tea, Mart, kas sa oled lugenud neid Fundamentals, seda raamatut, kas ta seal tegelikult neid asju seletab natuke lahti rohkem või seleta? Sest ma ei ole ka seda raamatut nii põhjalikult. No seal on Rondo peatükki olemas, aga ma ei oska sulle hetkel kohe öelda. Ma olen kunagi ammu lugenud küll 20 aastat tagasi, siis ma õpetasin isegi selle järgi mõnda aega. Aga ma ei mäleta, mis ta seal täpselt Rondo kohta räägib, aga mulle tundub lihtsalt, küllap te juba ise ka seda ütlesite siin arutelus, et ta lihtsalt oma natuke tõesti krüptilisel viisil püüab ütelda, et üks õige helilooja ei saa kompositsiooniskeemist või ütleme vormiskeemist lähtuda, vaid ehkki ta teab seda, ta peab seda loomise ajal ära unustama pärast siis, et see ei hakkaks seda kammitsema, ühesõnaga. Ütleme, kui sa tahad ABA vormi teha või rondot, siis sa pead nagu sellest lahti laskma ja pärast vaatama, kas tuli või Andrusel on õigus, et materjal peab olema nagu tähtsam siin. Et materjal ise otsib endale vormi, aga siiski mingid üldised skeemid on ju mõttes. Mina oma väikse heliloomingu juures ja primitiivse juures ikkagi mõtlen ka vormi peale vahest, et ma tahan nüüd näiteks ostinatot vormi teha või siis tahan näiteks tõesti ABA-d teha ja siis ma vaatan, kuidas pärast tuleb välja. Ta tuleb mingisugune võib-olla natukene nagu nihestatud, sest et kooda tuleb pikem teha, võib-olla tuli seda materjali palju ja tuleb tasakaalustada teistmoodi, aga laias laastus ta on ikkagi ABA. Eile just käisin muideks Margus Pärtlase ja Žanna Pärtlase sünnipäeva konverentsil, oli muusikateaduse seltsi Tartu päev ja siis Mart Humala analüüsis Elleri 3. klaverisonaadi teist osa, siis ta ka leidis, et see on üks väga huvitav vorm, mis sarnaneb, oli ka vist rondole, aga ta ei ole üldse rondo. No Mardi juhendamisel ma seda Leppo Summaga in S-i ju ka analüüsisime rondo skeema taustal või Merika Väitma on seda ka öelnud, nii et seda võib taustal kuskil alati tiksuda. Ja ma arvan, et kui nüüd ütleme Tüür seda INS-i tegi, Sumerat seda INS-i tegi, siis küllap ta ikkagi mingil määral selle rondo peale ka mõtles. Just. Aga materjal oli selline, nagu kuidas see materjal nagu dikteeris seda rondot talle.
kaks mõtet mul tekkis veel, et mäletan, kuidas me, kuna Mart Humalast oli juttu praegu, kui Mardiga tegime neid stiilikoopiaid, jah, ja siis mina seal natukene liiga kompositsiooniliselt lähenesin, lisasin veel mingi asja juurde ja siis Mart mitte pahas mõttes, aga lihtsalt märkas seda ja ütles, et no aga see ei ole siis enam stiilikoopia, sa komponeerid juba. et kui me tahame konkreetse stiilikoopia teha, siis peame väga tehniliselt järgima reegleid, aga helilooja juba automaatselt väljub sellest. Ja see teine mõte on see, et kui anname lapsele mingisuguse joonistus või maaliraamatu kätte, kus on piirjooned ette antud ja nüüd tee värvid. Et ma arvan, seda tahab Schönberg siin kindlasti vältida, et helilooja ei tohi kindlasti olla see, kes värvib siis need mingisugused ette antud ala ja siis vorm on ette antud ja siis on pilt hiljem olemas ja siis me ei saa sellest kui kunstiteosest rääkida. Nojah, ütleme nii, et mulle alati sellistes juhtumitel meenub ka nagu see Arvo Pärdi lause, eks on, et kõik tuleb ära unustada. Et kui sa heliloomingu või loomingut hakkad tegema, siis unusta kõik asjad ära. see on nagu, see tundub nagu sellisena, et lase lihtsalt tulla sellel, mis sinus on olemas, aga et see ei pea olema sedasi teadlikult. Aga Gerald, kas sa võid äkki sakslasena, vaata see Kompositionslehren, aber so enigmatisch ausgedrückt wie erfunden, et kuidas sa selle tõlgiksid näiteks eesti keelde? Jah, aitäh, ma olen seda lauset juba mitu korda siin vaadanud ja see ise on isegi keeleliselt on ta elliptiline, ta on seotud eelmise lausega, ma arvan. See on nüüd kriitika kompositsiooni õpetuste aadressil. Enigmaatiline on ju, kuidas seda võiks öelda eesti keeles, kui midagi enigmaatiline, siis ta on mõistatuslik. Mõistatuslik, just. Aber so enigmatisch ausgedrückt wie erfunden. Erfinden on midagi leiutama. Kui see on eelmise lausega seotud, ma saaks seda ainult mõista eelmise lausega seoses, sest muidu on see täiesti elliptiline ja kuidagi tundub sisutühi lause. Kui miski on eelnevalt olemas, mis selles eelmises lauses on öeldud, siis kompositsiooni õpetused peaksid mõistatuslikult sõnastatud, aga samal ajal peaksid nad võimaldama ka midagi leiutama. See on väga enigmaatiline lause siin. Et see on see, millest me praegu viimati rääkisime, see esimene lause seal on nagu see, et ehkki need skeemid on olemas, see on see, mis sa Pärdi kohta ütlesid, et unustame seda ära ja siis loome seda uuesti ja siis avastame, mis me lõime seal. Ja siin Schönberg väga radikaalselt ütleb, et neid vormiskeeme peaks avastama või leiutama alles pärast nende kasutamist või midagi. Ja kompositsiooni õpetus kuidagi peaks toimima samal tasandil. See on väga siin
vastandlik, oksümoroonlik, võib-olla isegi lausa. Okei. Keeruline lause. Mõtleme selle peale, jah, seda peab natuke mäluma. Ma saan aru niimoodi, et ka see kompositsiooniõpetus peaks tegelikult olema kuidagi, et kuigi see on nagu leiutistel põhinev, ta peaks olema tegelikult väljendatud nii-öelda mõistatuslikuna või mõistatustena. Et siin on mingi niisugune point on seal taga. Mul tuleb see, ma tahtsin tegelikult selle jutuga veel jõuda või noh, ütleme tänase aruteluga ka, et kuna mul on endal tegelikult Paavo Heinise kompositsiooniõpetusest on nagu mingisugune, noh, kuidas öelda, 1-aastane kogemus. Et mulle just tundus, et tema nagu õpetusmeetod oli selline enigmaatiline või ühesõnaga mõistatuslik, et ühesõnaga ta pigem viis nagu, jah, ta andis väga konkreetseid ülesanded, aga ta viis ka samas selle õppuri nagu teatud sellisesse seisundisse. Et noh, näiteks ütleme ka niimoodi, et kui ülesandeks oli, sest noh, temal oli ka see põhimõte, et ta ei tegelenud nagu heliloominguga, ta ei õpetanud, ta ei isegi tahtnud su lugusid näha konkreetselt. Teda, noh, mitte ei huvitanud, aga ühesõnaga teda antud tema õpetuse raames, see oli selgelt kompositsiooniõpetus, millega ta tegeles. Aga see oli just niimoodi, et tema andis ülesande. Ja noh, see ülesande sõnastus oli nagu mõistatus pigem. Ta ei olnud selline otsene mingisugune, et sul on juba kõik ette antud ja täida vorm või midagi sellist, vaid see oli näiteks selline, et kirjuta selline harmoonia, mille üksikud akordid mõjuksid nii-öelda samavärvilistena. Just mäletan seda nagu samavärvilisuse idee näiteks harmoonias. Ühesõnaga, et selline mingis mõttes nagu selline krüptiline või enigmaatiline ülesande püstitus üldse. Ja, see kõlab hästi, et tegelikult teise meediumi kaudu või saavutada midagi muusikalises keeles, see on küll enigmaatiline. Et sa pead nagu leidma, ütleme põhimõte oli selles, et ta ei andnud sulle ette mingisugust struktuuri või mingisugust sellist nagu käega katsutavat, noh, mingisugust nagu lahenduskäiku, vaid ta andis sulle ette mingisuguse mõistatuse või saladuse. See oli pigem nagu nii pidi, ta andis sulle ette võib-olla sellise tunde, mida peab see asi tekitama või mingi maitse, mida peab see tekitama või mingi, ma ei tea, kogemuse, mida peab see asi andma. Et noh, see oli temale hästi tüüpiline, tema kompositsiooniõpetuses. See kõlab väga hästi, et selles mõttes mulle noh, vägagi tundub, et ütleme, Heininen oli tegelikult selline, noh, selle ajal, kui ta õpetas, et ta oli selline Schönbergi liini peal väga selgelt. Et mul oli nagu kohati tunne, et ma olen nagu Arnoldi tunnis. Noh, ma ei tea, loomulikult see on väike nali, aga. Ei, aga see võib täiesti olla niimoodi, et just see sama lause praegu paneb mõtlema, sest kuna ma seda lauset nagu just sellisel kujul või seda, noh, ütleme, sõnastus on muidugi erinev, aga kuna ma seda lauset nagu olen kohanud ja ma kohtasin seda sama põhimõtet natukene ka selle Heinise tekstis, mille ma tõlkisin ja mis on ka teatermuusika kinos ilmunud, see tema Heinise kompositsiooniõpetus. Et siis jah, ja kui ma panen ka nüüd praegu veel kokku selle kogemuse, mis ma nagu tema tundides sain, et see kohati nagu jah tundub, et see kompositsiooniõpetus peab olema nagu mõistatus. Või väljendatud kui mõistatus. Või niimoodi, et kompositsiooniõpetus peaks olema nagu väljenduma mõistatusena. Nagu leiutisena või avastusena. Mida on võimalik avastada. Või ma tõlgiks selle lause, et see peaks väljenduma nagu mõistatusena, mida on võimalik lahendada. Jah, sest muidu kirjutab õpilane lihtsalt tühjasid vorme, annad talle teemad või ütled, et kirjutan nüüd selline teema, siis ta hakkab tegema stiilikoopiaid ja siis see ei ole kompositsioon. Ma olen täiesti nõus sellega. Just. Okei. Ma võib-olla vahepeal nii palju ütlen, ma uurisin seda küsimust, kuidas Schönberg Rondosse suhtub seal Fundamentals of Musical Composition ja võtsin selle raamatu lahti oma kunagise konspekti ka. Oota, saad sa äkki jagada, ma panen selle oma, vaata seal on all see alt 3. ikoon.
miks ta mulle ei näita seda? Art kolmas ikoon ja siis sa pead valima, kas sa tahad jagada oma screen'i. Sa võid ka lihtsalt screen'i jagada. Või tahad sa jagada näiteks oma seda akent, tervet akent. Ma pean ühesõnaga panema selle enda aknasse siis jagama. Ei pea. Ta avab sulle, sa näed seda, oota ma kohe ma proovin. Ma jagan korra hetkel seda Windows, et ma teen niimoodi, vaata ma näitan. Nii, ja kui ma nüüd avan, eks see on siin. Näete mu hiire liikumist siin, eks on ju? Hetkel me ei näe midagi, sa vahepeal seerisid ja siis ei kadus ära. Ma lõpetan ise selle jagamise, võtta ta võib-olla segaduse sattunud see programm. Alt kolmas ikoon, Mart, et kui sa sealt valid. Seda ma näen, et alt kolmas ikoon, aga mulle tuleb see. Kas ta annab sulle valida? Mulle annab valida select window or screen. Ja siis sa saad... Vali window. Siis ta peaks jagama sul tervet seda ekraani. Jah. Mul on olnud siin probleeme. Jah. Proovi. No nii. Avanes. Siin jagada. Näeme, me näeme. Jah. Väga hästi. No ta lihtsalt on see lehekülg ees, et kust on see rondo osa ja siis sealt on esimene lause on tõesti näha, et ta ütleb niimoodi, et rondo vormi iseloomustab ühe või enama teema kordumine, mida vaheldavad kontrastid. Aga Schönbergi vormiõpetuses, mis ongi siis selle Fundamentals Musical Composition'i alusel tehtud, seal on oluline võib-olla see, et Schönbergi ei räägi mitte rondost, vaid ta räägib rondolaadsetest vormidest. Seega rondo on tema jaoks mingi printsiip. Mis ei ole, meie õppisime koolis võib-olla omal ajal, et on rondo eraldi vorm, aga Schönbergi jaoks on rondolaadsed vormid, see on tal oluline siin. Siit on siis näha, et on andante vormid, väike rondo, suur rondo vorm, rondosonaat ja suur rondosonaat. Ja kõik nad on rondod. Nii et see, ütleme, tal on hierarhiseeritud see rondo käsitlus siin. Nii et see teemade kordumine, ühe või enama teema kordumine, see on talle oluline rondo printsiip, aga ta ei räägi nagu rondo vormist. Ikka see midagi uut ei anna meie arutellu, aga lihtsalt siin on näha, mida Schönberg seda oma pedagoogilises lähenemises mõtleb. No jah, see Fundamentals on tal ju hilisem vist tekst, nagu ma aru saan, see on... 67. aasta, see on hiljem välja antud tema materjalide põhjal. No nii ta õpetas sõnaga ikkagi. See oli tema teoreetiline kokkuvõtte oma praktikast. Või tegelikult õpetamispraktikast pigem, jah. Aga ikkagi nüüd seda, et need on ju kõik tegelikult sellised nagu klassikalised. Ma just mõtlen praegu, kuivõrd see õpetus, ta oli ikkagi ju klassikalise muusikaõpetus, et kui nüüd mõelda Schönbergi enda loomingu peale, siis tegelikult ta ju eksperimenteeris just seesama matemaatiline lähenemisviis. Et see võis pigem tunduda nagu sellisena, kus ta sellest rondost näiteks üritas üldse pääseda. Sellest kordumisest, ütleme rondoga siis kordumise selline kuidas öelda, üldprintsiip. No ei tea, vaata, minul tuli meelde see minu artikkel, mitte minu, aga Ethan Haimo artikkel, mida ma esimene kord tutvustasin, siis seal jäi meil see analüüs vaatamata, aga kokkuvõttes Haimo ütleb ikkagi, et Schönbergil ei ole see arenev variatsioon niimoodi läbiv, et ta ikkagi tuleb tagasi vahepeal selle juurde, et ta nagu kordub asi, et ta ei ole ikka niisugune päris kordumatuse friik.
ütleme oma lahendustes ta ei ole ikkagi nii radikaalne võib-olla, kui tundub tema teoorias. Et ta irvitab, ütleme, Johann Straussi üle, kes ilusal sinisel toonaul kordab seal seda algusfraasi, ma ei tea, seal oli 15 või 16 korda. Seda on ta-ra-ta-tam-tam-tam ja siis ta ütleb, et see peab olema idioot, kes paari korraga aru ei saa seda, mis Strauss tahab ütelda, aga miks ta 16 korda tahab korrata. Aga samas ta ise ka ikkagi nii radikaalne mees ei ole, et ta täiesti kordama asjad ära jätab. Võib-olla see Ervaartungis on, ma ei ole seda analüüsinud, aga ta ei ole ühesõnaga nii ebatraditsiooniline mees kui pärast sõja serialistid ja nemad sellepärast Schönbergi ju tahtsidki ära matta. Schönberg is toot. Et ta ei olnud liiga radikaalne, noh. Ma võib-olla lähen kaugele meie jututeemast hetkel. Ei, kaugel sellest, vastupidi, me võimegi vaadata ikkagi, mis juhtus asjadega. Aga tõesõnaga ma küsin nagu seda, et kas see probleem ei pruugi sisalduda nagu selles tema dodekafoonia nagu kasutuses, mis ju tegelikult on üks selline lõputu kordamine iseenesest. Noh, mis on ju tegelikult üks modaalse muusika või sellise, noh, igasugune modaalsus on, tähendab seda, et mingid asjad korduvad, et kas need ei ole ikkagi kaks erinevat Schönbergi, ühesõnaga ma tahangi öelda, see sama Ervartungi Schönberg, see vabatonaalne Schönberg ja tegelikult see dodekafooniline Schönberg. No just, et lõpuks muidugi see efekt, mida sa saavutad selle totaalse kordamisega on kaos ja siis seal sa pead ikkagi mingisuguseid kordusi looma, et inimene aru saaks, mis toimub. Et ehkki seal on tõesti kordamine, aga ütleme psühholoogilisel tasandil ju inimene ei saa aru, et seal kordub see sama seeria kogu aeg. Tema jaoks on see lihtsalt kõigi kromaatiliste või kõigi helide pidev kordumine, mis omamoodi nagu valge heli, kus on kõik sagedused. Et seal peab olema ikkagi mingisugune arusaadavus, mis on Schönbergil ju see põhitermin. Kuidas ta selle tagab, siis ikkagi seal nende sama Rondo põhimõtetega. Okay. Ma ei tea. Aga kas sa oled selle sama arusaadavuse kontseptsiooni kohta veel lugenud, mida ta tegelikult nagu saavutada tahtis selle arusaadavusega? Sest ta seda arusaadavuse juttu ajab kogu aeg kuskil. Ta tegelikult käib see nagu igalt poolt läbi. Käib jah, aga praegu ma nagu tema endale ei oska viidata, aga see võib-olla lihtsalt võime arutada, et mida ta võiks selle all silmas pidada. Me oleme tema muusikaga tuttavad kuigi palju ja tekstidega. Et kindlasti ei ole see arusaadavus on selline põhimõte, mida helilooja peab arvestama, kui ta tahab, et kuulaja midagi aru saaks. Aga minule tundub praegu, et Schönberg ei taha seda, ta ikkagi mõtleb kuulaja peale, aga ta ei ole nagu serialist, kellel on ükskõik, et kas kuulaja midagi aru saab või ei saa. Tema teeb ikka nii, nagu talle tundub õige. Aga ta lihtsalt irvitab natuke selle üle, et seda kuulajat peetakse lolliks ühesõnaga, et korratakse talle nii palju seda või tehakse talle asi liiga lihtsaks. Et tema jaoks ei pea kuulajale asi liiga lihtsaks tegema, aga ikkagi mingisugused arusaadavuse põhimõtted peavad olema. Ma ei tea, kuidas teile tundub. Miks ma seda küsin on see, et näiteks, ma olen uurinud ka praegu seda meie järgmise Schönbergi idee, siis ühesõnaga selle sama muusikaliste eraettekannete ühingu ühesõnaga teemat. Seal käib ka tegelikult kogu aeg läbi see taotlus nagu olla arusaadav, et tegelikult see oli see põhjendus, miks Schönberg selle ühingu tegelikult lõi. Jäib mul selline mulje, et olla arusaadav, et lihtsalt selles plaanis nagu tekib küsimus, et mida ta selle arusaadavuse all tegelikult mõtles ja mida ta tegelikult taotleda soovis või taotles või saavutada soovis. Et võib-olla see on nüüd järgmise korra teema, aga see ongi nagu hea võimalus nagu seda sisse juhatada praegu natukene. Et jah, korrata, et ega tegelikult see sama ühingi oli, nad ju kordasid neid kavu.
nad kordasid ühesõnaga teosid, neid mingeid asju korrati seal 3-4 korda lihtsalt rahulikult. Sama seltskond kuulas seda sama Mahleri mingit sümfooniat 4 käe peal, kuulas seda 4 korda. Ja ütleme, eesmärgiks oligi see, et seltskond saaks selleks aru. Nüüd ongi nagu see, et muusika ei tohi, ma muidugi tulen selle oma teema juurde tagasi, et muusika ei tohi olla monotoonne või igav, ühesõnaga, et kordused peavad olema, aga nad ei tohi olla ühesugused kordused või tähendab muutumatud. Et muidu läheb asi igavaks ja monotoonseks, aga muusikas peavad olema kordused. Muidu ma arvan, et Schönberg ei ole kusagil, ma loodan, et Schönberg ei ole kusagil öelnud, et kordusi ei ole tarvis. Ikkagi on tarvis. Absoluutselt on. Okei, aga kas me võib-olla täna siis tõmbame joone alla, et üks mõte, mis mul seoses selle Schönbergi kompositsiooni õpetusega oli, et ma ei tea, kas meil oleks näiteks septembris võimalik natukene arutleda, kui on see Schönbergi päev, et ühesõnaga natukene selle, ütleme, kompositsiooni õpetuse või ütleme üldse siis heliloojate väljaõpetamise üle Eestis, ütleme selle Schönbergi valguses. Ma ei tea, kas meil jätkub nagu, see võiks olla üks selliseid asju, et me võiks ikkagi nagu seal Schönbergi päeval just keskenduda sellistele Schönbergi ja Eesti seostele. Et isegi kui näiteks Eestis ei ole selliseid, ma ei tea, mingisuguseid asju, mida Schönberg on rakendanud ja mida Eestis neid rakendatud ei ole, aga et võiks seda vaadata, et mida siis ikkagi Eller tegi ja nii edasi. Et ma ei tea, kas me suudame sellist asja teha või ei suuda, et mis te arvate? Kas meil mõni Elleri õpilane oleks veel, kes tuleks, räägiks, kuidas teda õpetati, kes, nad on kõik vanad muidugi, aga kes niimoodi võiks rääkida usaldusväärselt? Aga ma ei teagi, Arvo Pärt on elus. Jaa. Aga temal võib olla jälle see, et kui ta kuuleb Schönbergi teemat, siis ta ei pruugi väga olla vaimustatud või ma ei tea ju ka situatsiooni, et selle pole lihtsalt mingid niisugused ideoloogilised mingisugused. Võib-olla jah. Nojah, ühesõnaga see on nagu mõttekoht, et ma mõtlen just, et millega me võiksime seal neid samu asju, mida me oleme siin praegu nagu lihtsalt veebivormis, et me võiksime tegelikult mingil moel ka uuesti käsitleda nüüd nii-öelda füüsilises vormis. Et kui me teeme selle Schönbergi päeva või teeme mingisuguse sümpoosiumi seal, aga et see võiks olla see nii-öelda, need ideed ja Eesti, et nad võiks olla kuidagi niimoodi, et kas ja kuidas või mismoodi nad on resoneerunud või kas miski on leidnud rakendamist või mul on natuke selline mõte selle 13. septembriga olnud. Mulle tundub, et kui kuidagi panna inimesi sellega haakuma, et meie peaks kuidagi suutma seda, mida teised, kes osalevad, kas või heliloojad, võivad ju ka noored heliloojad olla, et panna mõtisklema suurem seltskond selle üle ja meie, kui me oleme veel rohkem suutnud Schönbergisse süveneda, et meie oleks pigem need, kes nendes mõtteavaldustes tuvastaksime, et oi, see on kuidagi Schönberglik mõte. Et ma arvan, et kui me teeme üleskutse, et mööge nüüd kõik nagu missugused Schönbergi seosed on teie enda loomingus või kuidas teid on õpetatud, okei, võib-olla see toimib, aga võib-olla see Schönbergi, et seda nüüd otse seostada, võib-olla see pelletab inimesi pigem eemal, ehk me ei peaks nagu midagi sellist nagu küsima, mis oleks liiga palju, et nüüd hakkasid sa Schönbergi tuvastama selles, vaid meie, kui me suudame, võiks seda võtta nagu see, ka natuke enigmaatiliselt seda asja sõnastada. Ettevaatlikult jah, et Vahepeal mul tuli meelde, et kõige viimane helilooja, kes lõpetas Elleri juures täiskursuse, on Alo Põldmäe.
ja ma hakkan mõtlema, kas peale tema üldse ongi õpilasi veel elus. Võib-olla ma teen kellelegi ülekohut, aga Alo Põldmaa on igatahes viimane. Sumera ka õppis tema juures, aga ta ei lõpetanud enam tema juures. aga äkki Aloga rääkidagi, kuule, see on hea mõte. Et ühesõnaga, et ta räägikski tegelikult sellest, kuidas ikkagi Eller õpetas ja mis selle asja ja siis me võime tõesti vaadata, kuivõrd näiteks Elleri õpetus oli nagu Schönbergilik või kas seal oli mingeid elemente, mis kuidagimoodi kas nii-öelda kaudselt või kas seal on tõesti midagi, võib-olla on ka mingid universaalsed asjad, ega need Schönbergi noh, ütleme, ideed ei ole ju ka tingimata väga originaalselt nüüd tema omad. Et küll ta ka neid kuskilt ikkagi võtab, sest seesama kontrasti printsiip ja ütleme äratuntavused, noh, need on ju vanad asjad, eks on ju, see on igasuguses, noh, kuidas öelda, muusikas on seda ju kogu aeg tuntud, seda printsiipi iseenesest. Ja see, et korrata ja see, et korrata ka varieerivalt, see on ka ju tegelikult vana asi, see ei ole mingisugune nüüd Schönbergi välja mõeldes. Et jah, vaat see on hea mõte, Aloga võiks tõesti rääkida. Et ta võiks olla täitsa üks selline, et ta meenutaks lihtsalt seda enda õpinguid ja just võib-olla nagu sellest plaanis, et millised olid nagu need põhimõtted, mida nagu lõpuks Eller rakendas, et kas näiteks Elleri õpetus üldse oli rohkem selline heliloomingu õpetus või oli ta ikkagi rohkem kompositsiooni õpetus, ega mina seda ka ei tea täpselt. Sest no, ütleme, Elleri puhul on öeldud umbes seda, et käis üks tohutu kustutamine kogu aeg. Aga et mida siis lõpuks kustutati või noh, mis olid need asjad, mida pidi kustutama? No siin-seal on ikkagi sellest kirjutatud ja räägitud, et Elleri jaoks olid, kuidas öelda, liinide järjepidevus või mõtteliinid olid olulised, et ei tohtinud midagi lihtsalt järsku tulla ja järsku ära kaduda, et seosed pidid olema tema jaoks. Nii on kirjeldatud seda, mis iganes tähendas. Aga tegelikult on siin seesama jutt, mida Schönberg räägib, eks on, et kui on nagu mingisugune asi, mis peateemast või peaasjast kõrvale kaldub, siis sellel peab olema selge seos peaasjaga. Noh, mida ta siingi ütleb, see on see punkt 4. Et iga kõrvale kallemist tõendab kiirelt ja veenvalt oma seost põhiteemaga muudab mõistmise lihtsamaks. See peab nagu tuletatud kuskilt olema ja no selles mõttes jah, et jällegi, kui võtelda eilse Mart Umala analüüsi peale, siis ta leidis, et selle teose, mis ma nimetasin, Elleri kolmanda klaversonaadi teise osa harmoonia, ütleme siis vormiskeem meenutab kodumaist viisi, ainult et seal on see teistpidi pandud, et kui kodumaises viisis algab asi dominantist ja jõuab toonikasse, siis seal on vastupidi, algab toonikast ja läheb dominanti või kuidagi niimoodi. See on väga formaalne lähenemine jällegi Elleril, et ta oli ikkagi tegelikult suur formalist, kui nii mõtelda. Ta võttis mingi ülesande ja siis tegi selle põhjal teose valmis. Nii nagu tal oli ju see kodumaise viisi eesmärk, et ta tahtis teha sellise harmoonia järgnevuse, kus toonika enne lõppu ei tule. No oot, ja. Nii, aga ma arvan, et me oleme väga võimsalt vestelnud, et noh, et ühesõnaga aitäh osalemast, et ühesõnaga meie viimane vestlusring on siis 5. mail ja olen rääkinud ka Are Tammesaluga, et kes on siis lahkelt lubanud ka osaleda, et me võiksime natukene vaadata seda muusikaliste eraettekannete ühingu nii-öelda, no just ka neid samu põhimõtteid, et on üks Alban Bergi artikkel, mis on ka ilmutatud, kus mul see raamat on, ma ei suuda seda praegu tuvastada, ühesõnaga, mis on ka ülevaade tegelikult sellest muusikaliste eraettekannete ühingu tegevusest. Okei, suured tähtele ja Gerard, ma saan aru, sa oled pannud siia chati asju, et ma kopeerin nad siis meie sinna lehele. Mina palun vabandust selle alguse pärast, et ma ei tea, ei ole vist enam ajud need samad, mis varem. Lihtsalt ma unustasin selle, ei vaadanud kalendrisse, mul oli see kirjas.
aga millegipärast ma kogu aeg mõtlesin 5. mai peale. Aga suur tänu, et sa helistasid ja ma olin täpselt sellises olukorras, kus ma sain kohe liituda. Suur aitäh liitumast. Selles mõttes väga hea. Kuulge, suurepärane. Aitäh. Ja, aitäh. Ja järgmise korrani. Teeme nii. Ciao. Nägemist.